Taavet haaras kinni Jumalast kõigest oma jõust tänu sellele, et ta oli tundnud hülgamist inimeste poolt. Ja see on mitte ainult tema isa ja ema poolt, see oli ka tema vendade poolt. Tema vennad, me teame, kui ta läks sinna lahingusse viima juustu ja mis ta seal läks viima, leibu ja kõik muud head paremat ja vennadele, siis vennad kuulsid, kui Taavet seal rääkis ja ütlesid, et mis sa siia oled tulnud? Kus sa selle karjukese jätsid? Teiste eest teevad meest maha, nimme seal suruvad talle seal peale ja siis muidugi, kui Taavet rääkis, et seal on koljat ja miks keegi tega võitlema ei lähe, siis ütlesid, et sinu uhkusted. Mis on hämmastav, eks ole, kui inimesed on saanud haiget ja siis tõmbuvad eemal ja eraldis nad on saanud haiget ja hüljatud, siis teised on uhke-suke ja tule ligi talle, et ise tegi haiget sulle. Pidasid uhkistada, miks ole? Nii et Taavet on kasvanud üles sellise hülgamise juurega, ta on emotsionaalselt võidelnud seal asjadega, istud seal üksi karjas, kasvanud muidugi Jumalaga koos seal kõndides ja rääkides ja jagades oma eluvarades ja nii et see oli üsna selline raske aeg, milles Taavet oli läbi näinud. Ja siis äkitselt Jumal saadab Joonatani Taaveti ellu. Milline õnnistus. Tead, Taavetil polnud olnud süügest inimest tema elus, kes tema sellise viisil armastas. Ta polnud kunagi midagi süügest kogenud. Tema ema hülgas, tema isa hülgas, tema vennad hülgasid. Muidugi ühel viisil see on, mida sa oma pere juures koged või pere käest koged. Ühel viisil see on nagu ettevalmistus sinu tõeliseks eluks. Sest see ikka käib väike süüke norimine ja togimine ja ärategemine ja laste seas ja kes on parem ja kes on ees ja kes on mäekuningas ja süüke väike värk ikka käib siin, ikka lapsed saavad ka haiget ja tunnevad ja ühel viisil see on süüke ka ettevalmistus elus. Sest kui koljad tuli ja hakkas Taaveti pihti igasugust sõnu rääkima, siis Taavet ei pidanud sa midagi selline. Kuule, mees, täna õhtul ma annan sind sealt söögiks taeva nendidele. Nii et Taavet oli treenitud hästi hülgamisega. Aga kui Joonatan tuli Taaveti ellu, see oli nagu üks kosetus Taaveti jaoks. Ja Joonatan armastas Taavetit. Ja kui sa armastad kedagi, siis sa usud tema potentsiaali. Sa usud, et on võimeline millekski. Isa ei uskunud seda Taaveti suhtes, aga Joonatan nägi Taavetis midagi, mida keegi teine ei näinud. Ja me loeme siin, kuidas Joonatan võttis ja andis oma printsi rüümi ja andis seda Taavetile. Ja ma ei tea, kui sa mõistad, kui tähendusrikas see on, sest see näitab ühe mehe kindluse tunnet selles, kes ta teab, et ta on. Mitte selles, mis ta tegema peab. Ta teab, et on järgmine prints, tema isa on kuningas, tema, Joonatan, esmasündinu, on järgmine kuningas tegelikult. Ja siin mees, kes teab, et siin on rikkused ja positsioon ja suur au teda ootamas, on valmis võtma selle kõik seljast ära ja ütlema, Taavet, ma usun sinusse nõnnavõrd. Ma panen need sulle selga, siis ma näen sinus kuningat. Annaks Jumal selliseid inimesi meie ellu, kes näevad meis kuningat. Kes usuvad meie saatusesse, kes on valmis, ütleme, saab minust, mis saab, aga ma võtan aega, et sinus midagi üles ehitada, sinus midagi julgustada ja ma panustan sinusse, ma ehitan midagi sinus, ma õhutan üles midagi sinu sees. Nii nagu Barnabas, kes uskus Paulusesse, kui keegi temasse ei uskunud. Barnabas, kes võttis vastu Johannes Markus, mäletad seda lugu, eks ole, ja kõik teised seal ütlesid, et see mees ei kuulunud meie hulka, ta uskus selles. Hiljem muidugi kirjutas mees Markus evangeeliumi, kõigil oli hea meel, aga olid ajad, kus inimesed ei uskunud nendesse ja Joonatan uskus Taavetisse ja võttis tema vastu ja andis oma riided talle, andis oma mõõga talle, andis oma varustuse talle. Ja ma mõtlen sellele, kui tähendusrikas on, et keegi on nõnda kindel oma tulevikus, oma suhtes Jumalaga, oma identiteedis, et on valmis
andma need asjad ära kellegi teise jaoks, et kellegi teises midagi üles tõsta ja üles tuua. Ja Taavet oli üks mees, Joonatan oli üks mees Taaveti elus, keda me vajame oma ellu. Ja on põhiliselt 3 liiki isikuid, kes meie elus nagu tiirutavad ringi. Esimene grupp, ma tahan paneks seda kirja, kui sul on võimalus, keda sa pead oma elus leidma ja keda sa hädasti oma elus vajad, on usaldusisikud. Inimesed, keda sa võid usaldada. Kui sa oled õnnelik, sa leiad oma elus võib-olla 2-3 nendest. Isegi koguduses. Kuskil juhtub koguduses midagi, keegi saab millegi hakkama. Need telefonid lähevad punaseks kohe. Kas sa kuulsid? Ja mingi ette ainult. Aga see oli üks rikas ettevõtja, kes maksis omale ühele kõrgevale alluvale. See oli aastakümneid tagasi $1 000 000 aastas vait olemise eest. Haruldane ainult. Ma olen väga üksikud inimesed neevad, kes suudavad vait olla. Pööruma naavi pole. Naerata talle ütled, mis sa mulle otsa vaatad, ta räägib sinust. Okei. Võimekus olla usaldatav. Usaldusisikud sinu elus. Nüüd, ma ütlen sulle midagi usaldusisikute suhtes. Sul on väga vähe neid elus, number 1. Nad armastavad sind, kui sa oled tipus. Nad armastavad sind, kui sa oled kukkunud. Nad on sinu poolt. Mitte ainult selle poolt, mida sa teed, nad on sinu poolt punkt. Nii nagu isa, kes, kui kadunud poeg tuli koju, ta lihtsalt võttis tema vastu, kas ta oli võitja või kaotaja, ta oli tema poolt. Sa võid rääkida nendega kõigest, nad on ühendunud sulle, nad tahavad, et sa saavutaksid oma elu eesmärgi. Nad on valmis sind ka konfronteerima, nad on valmis sulle tõde rääkima, kui sa vajad seda. Aga nad armastavad sind lõpuni. Usaldusisikud sinu elus. Sa vajad leida need õiged isikud. Ja need on isikud, ilma kelleta sa oma kuningriiki ei saavuta. Nii nagu Taavet ei saanud kuningaks ilma Joonatanita, sa vajad neid õigeid usaldusisikud oma elus, kes usuvad sinusse. Teiseks, meie elus on sellised isikud nagu, ma panen sellised nime, olen neile pannud nagu konditsionaalsed, ehk et nad on tingimuslikud inimesed. Nad on sinu elus mitte sellepärast, et nad on vaimustunud sinust, aga nad on vaimustunud sellest, millest sina oled vaimustunud. See suund, mille suunas sina lähed, nad on ka nõus sellega. Okei, sa oled selle süsteemi vastu või ütleme selle asja poolt siin, okei, me oleme ka selle asja poolt. Tänu sellele me oleme ühes kambas. Nad ei ole tegelikult sinu poolt, aga nad on selle asja poolt, mille poolt sina oled. Mõistavad mind? Ja kui tuleb mingi, kui see olukord saab ära valmistatud või see asi saab lõpetatud, siis nad enam sinu poolt ei ole, sest nad ei olnudki kunagi sinu poolt, tegelikult nad olid lihtsalt selle asja poolt, mille poolt sina olid. Ja kui asi on saavutanud, siis nad ütlevad adjöö, kui tuleb keegi teine, kes on mingi selles samas suunas läheb ja sina enam ei lähe äkki selles samas suunas, nad ei tule sinuga enam kaasa. Need on sellised konditsionaalsed, nad on sellised tingimuslikud, neil on teatud tingimused, mis nad sinuga käivad.